tere taas kord ja oleme siis Bhagavad Gitas muidugi ja 4.6 jõudnud. Ja siin siis Jumal Krishna siis jätkab ja seletab, et kes ta on. Kuigi ma olen sündimata ja minu transcendentaalne keha ei kao mitte kunagi ja kuigi ma olen kõigi elusolendite Jumal, läbi minu seesmise energia ma siiski ilmun igal aastatuhandel oma algsel transcendentaalsel kujul. Et Jumal on siin rääkinud oma sünni erilisusest, et kuigi ta võib tunduda nagu tavaline inimene, no näiteks Jeesus samuti, et pealtnäha tavaline beebiana, et siiski ta, kuigi ta võib tunduda nagu tavaline inimene, siis Jumal, ta mäletab kõike oma paljudest nimetatud sündidest, sest meie näeme ainult neid sünde, aga on igasugused erinevad eluvorm. Ja samas, kui tavaline inimene ei mäleta isegi, mida ta tegi mõni tund tagasi. Ja kui kellelgi küsitakse, mida ta täpselt tegi samal päeval, natuke aega tagasi, tavalisele inimesele on väga raske seda kohe vastata. Me peame mõtlema, meelde tuletama. Me peame oma mälu pingutama, et meenutada, mida täpselt me tegin samal päeval mõni tund tagasi. Ja ikkagi inimesed sageli peavad ennast Jumalaks ja kuulutavad ennast Jumalaks või Krishnaks. Ja ei tohiks lasta end viia eksiteele sellistest mõttetutest või tähenduseta kuulutustest. Ja jällegi Jumal seletab oma prakritit, oma kuju. Prakriti tähendab loomus. Samamoodi nagu Svarupa, oma enda kuju. Minu see prakriti tähendas ka mingit energiat. Jumal ütleb, et ta ilmub oma enda kehas. Mida kellegi teise kehas. Ta ei muuda oma keha. Nii nagu tavaline elusolend muudab oma keha ühest teiseks. Sured, sünnid järgmisena, su keha on teine. Võib öelda, et see nagu muutsid oma keha. Et tingimuste all olev hing, nagu meil on ühte tüüpi keha praeguses sünnis, aga meil on teistsugune keha järgmises sünnis. See on tavaline, see on väga ilus. Selles materiaalses maailmas elusondil ei ole kindlat, kinnist keha, kinnitatud keha, vaid elusolend siis liigub ühest kehast teise. Ja seda ka Bhagavad Gita ja Srila Prabhupada seletavad. Aga Jumal ei tee niimoodi. Kus iganes Jumal ilmub, ta teeb seda oma algsel originaalsel kujul, läbi oma seesmise väe, oma seesmise võime. Teisisõnu, Jumal ilmub siia materiaalse maailma oma algsel igavikulisel kujul, kahe käega hoides flööti. Ta ilmub täpselt nii, nagu tema igavikuline keha, puutumatu, kahjustamatu sellest materiaalsest maailmast, täiesti puhas. Kuigi ta ilmub samal transcendentaalsel kujul, samas transcendentaalses kehas ja on universumi Jumal, siiski tundub, et ta sünnib nagu tavaline elusolend. Ta on meie sarnane, tahtlikult nimelt meie sarnane, selleks, et meie mõistaksime teda.
Ja kuigi ta keha ei hävi, ei kao nagu materiaalne keha, siiski tundub, näib, et Jumal Krishna kasvab siis lapsepõlvest poisiks ja poisist nooreks meheks. Aga imelisel kombel ta kunagi ei muutu vanaks siis noorest east. Ja Kurukshetra lahingu ajal ehk siis ajal, mil see vestlus toimus, et tal on palju lapselapsi kodus. Teisisõnu, ta on täiseas vanas eas siis materiaalsete arvutuste järgi. Siiski ta nägi välja nagu noor mees, 20 või 25 aastane. Me ei näe kunagi pilti Krishnast vanas eas olev Krishna, sellist pilti me ei näe kunagi. Sest ta ei kasva kunagi vanaks nagu meie. Kuigi ta on vanim isik kogu loomingus. Ja loomingu all siis peetakse silmas minevik, olevik ja tulevik. Ja samuti tema keha ega tema intelligents ei hävi, ei kahjusta, ei kao kunagi ega ei muutu. Seetõttu on selge, et kuigi ta on siin materiaalses maailmas, on ta seesama sündimatu, igavikuline õnne ja teadmiste kuju ja vorm ehk siis kuju mingi kujul eksisteeriv kuju ja muutumatu oma transcendentaalsest keha poolest ja oma intelligentse poolest. See on mitu moodi siin tõlkida, ma usun, et see mõte on arusaadav. Ja on niimoodi, et tema ilmumine ja kadumine on nagu päikesetõus, mis tuleb enne meid ja siis kaob meie silmast. Kui päikest me enam ei näe õhtul hilja, me arvame, et päike on loogiline. Ja kui me näeme parasjagu päikest, kui päike meie silme ees, siis me arvame, et päike on silmapiiril. Aga tegelikult on päike alati oma kindlaks määratud kohas. Aga meie, siin ta ütleb isegi vigaste, piiratud, mitte piisavate meelte tõttu, me siis arvutame oma peas, arvutame seda päikse ilmumist ja kadumist taevas. No, sageli öeldakse, et kui sa ei suuda uskuda Jumalat, siis usu päiksesse ja usu oma vanematesse. Kuskil joogas oli see, et kui sa ei suuda Jumalale mõelda, siis mõtle päiksele, kui sa ei suuda päiksele mõelda, siis mõtle oma vanematele. Ja siin päike kui võrdluses Jumalaga ja on midagi väga suurt üle meie mõistmisvõime, mis annab kõigele elu siin maailmas. Ja kuna siis Jumal Krishna ilmumised ja kadumised on täiesti erinevad, me ei saa aru, täiesti erinevad ükskõik millisest tavalisest elusolendist, on ilmselge, et ta on igavikuline õnne täis teadmine läbi oma seismise võime. Ja materiaalne loodus kunagi ei kahjusta seda. Tema igavikuline puhas algne kuju alati säilib. Ja no näiteks Jumal Krishna ilmselt ta tuli midagi õpetama, näiteks ka muudki, aga näiteks tuli midagi õpetama. Ja Vedad, vanad India pühakirjad siis samuti ütlevad, et kinnitavad,
et Jumala kõrgem isiksus on sündimata, aga siiski samal ajal ta tundub, et ta sünnib, eriti multimanifestatsioonides erinevatel mitmesugustel kujudel, mis on siis transcendentaalsed. Ja vedakirjanduse lisad siis veel, mis annavad juurde erinevad väiksemad vedakirjandused, siis samuti teavitavad meid, samuti kinnitavad, et kuigi tundub, et Jumal sünnib, tema keha tegelikult siiski ei muutu. Aga vaata, selline pühakiri näiteks, siin ta ilmub oma ema ette kui narajana, ehk siis 4 käega ja kaunistatud siis 6 erineva, mis opulent siis on, ma ei tea, 6 erineva mingisuguse võimega on. Ja tema ilmumine siis tema algsel kujul on põhjusteta halastus. Vabal tahtel siis halastus. Antud elusolenditele, nii nad saaksid keskenduda Jumalale. Jumala ilmus näiteks, et me saaksime talle keskenduda. Minu meelest ka tundub see Krishna on nagu väike tegelane, et kõige suur Jumala saatest. Et samamoodi Jeesuse puhul me võime vaadata, et ta on Jumala poeg, et Jumal on midagi palju enamat. Aga nemad saadeti meile, me saaksime Jumalale keskenduda. Ja me näeksime, kes Jumal on või võiks olla siin maailmas. Ja nii, et me saaksime Jumalale keskenduda ja ilmus meile Jumal, Krishna ja mitte, et me keskenduksime siis omaenda mentaalsetele mõttejäreldustele või kujutlustele, mida siis impersonalistid valesti arvavad, et Jumala vormid on, et nemad siis ei usu, et Jumal on isik ja et Jumal suudab kehastada või võtta keha. Ja sõna Maia või Atma Maia tähendab siis, viitab siis Jumala põhjustada halastusele, vabatahtlikule halastusele, tingimusteta halastusele, causeless mercy. Seal pole põhjust, aga ta on valinud halastada. Vastavalt siis Vishvakosha sõnastikule, kelle sõnastik on olemas. Ja Jumal on ka teadlik kõikidest oma eelmistest ilmumistest ja kadumistest. Aga tavaline elusolend siis unustab kõik oma eelmisest kehast. Nagu siin paar eelmist värsi tagasi oli öeldud. Sune mäleta oma kõiki eelmise sünde. Et tavaline elusolend ei mäleta oma eelmist keha. Niipea kui ta saab uue keha, et see on ka õnnistus tegelikult, et selleks mõtleme, et sa tegid mingi vigu eelmises elus, siis ei pea kogu aeg sellele keskenduma, et sul on uus võimalus, sul on uus valik. Ma mäletan, mu ema vaidlustas selle, et meil on vaba, mina ütlesin midagi, et meil on vaba tahe, me saame valida, kuhu ja kuidas me sünnime ja et seda tehakse. Ja ma vaidlustan selle, ütles, et on saatus, mis määrab siis inimese sünni. Et ega ikka nii ei ole päris, et sa saad kõike valida, kuhu sa sünnid. Et see on võib-olla see erinevate karmade, et osad saavad valida, osad rohkem, osad vähem. Ja see on ka seesmise sellise tunnetuse küsimus võib-olla. Et joogid, võimsad joogid tõesti saavad valida, kuhu nad sünnivad. Ja samuti mitmed pühakud on sündinud siia maailma eesmärgiga teha erinevaid asju teiste olendite heaks. Ja samuti kindlasti on, minu meelest see on väga huvitav koht, et ma usun, et isegi
inimesed, kes nagu pealnäha on materiaalselt hästi. Ma usun, et isegi nemad on teinud seal valiku, et nad jätkavad oma eelmiste elude tegevuse. Siin ta niimoodi ütleb, et et see on nagu valik ja et valik teha neid tegevusi. Ja. Et võib-olla seda suurt saatust me ei soovigi tajuda või ei tahagi tajuda. Aga me saame teha need väiksem valikud ikka. Ütleme, ma teen head karmat selles elus ja loodan jätkata sama sarnase karma tegemist järgmises elus. Et see loomulikult mulle see võimaldatakse. Jumal kuuleb sellised palve, sellised soove. Näiteks sellised näided. Jah, et inimene siis unustab ja elus unustab oma eelmises kehas tehtud tegevused. No me ei mäleta isegi seda, mis me 4 tundi tagasi tegime. Mis siis veel eelmises kehas tehtud tegevused on. Seda on võimalik mäletada, aga see ei ole ilmselt nagu põhiprioriteet tavaliselt vaimsel teel olijale, et see on üks siis kasulikest abivõimetest, võib-olla väidaksin. Ja Krishna on siis, ta on kõikide elusolendite jumal, kuna ta siis sooritab imelisi ja superhuman üleinimlikke tegevusi, samal ajal kui ta on siin maa peal. Ehk kinnitus, et me näeme, et ka kuidas ta on jumal. Ja seetõttu Jumal on alati seesama absoluutne tõde, imeline tõde. Ja ei ole seda vahet tema kuju ja tema isiku vahel. Või siis tema kvaliteedi ja keha vahel. Ehk tal on alati kõik oma see imeline vägi olemas ja ta ükskõik mida rakendada, ükskõik mis hetkel, nii nagu ta soovib. Ja nüüd võib tekkida küsimus, et miks Jumala ilmub ja kaob mõnikord siin maailmas. Ja seda seletab juba järgmine vers. Aitäh, et see oli Bhagavad Gita 4.6 Srila Prabhupada tõlkest.